Hei, mina olen Kellu ja täna maitsen ma sellist pai smoothit nagu on kibuvitsa mango. Selline joogikene Pai Plussi sarjast. Ja kõigepealt näed sa siis sellest kokkuvõtet ja hinnangut ja siis minu sellist nagu pikemat mõttearendust ka sellel teemal, nii et head vaatamist. Aga smoothie tõepoolest on hea ja kõik mangosõbrad ma usun, et ma loodan vähemalt, et te tunnustate seda maitset, tõesti on mango maitse. Aga ta samas ei ole nagu nii kange mango ka, et ma tean osad inimesed, kes mangot väga ei armasta, nad ei taha mango asju. Ja mina olen ikka saanud ka siukse mango maitsega asju, et pärast mõtlen, et jaa, kas kuidas see nüüd see mango nüüd inimeste lemmik saab olla. Aga võt see on mõnus, see on väga hea. Maheda mango maitseline smoothie, suurepärane. Nii, ja ehk siis puuviljasuhkrut on see peamine, mis sa siit saad. Ja ma natukene ajasin siin taga ka, et miks nagu mango võiks olla hea on immuunsussüsteemile, vähi vastu võib-olla, et kaitseb ja siis parandab juuste ja nahatervist, et naisterahvastele see on nagu väga hea, eks ju. Siis kui kõht kinni on, soovitatakse mangot süüa ja siis silmadele ka ja veresuhkrut siis reguleerib need. Ma panen selle lingi pärast siit, sa võid seda lugeda. Minu meelest on tore, kui siin on head omadused sees ja ma loodan, et selle töötlemise käigus nad ei ole väga palju kadunud, seepärast, et kui sa teed näiteks kuumutad, siis natukene ikkagi oma väärtust hakkab kaotama. Ja siis, siin on kibuvitsast ka nagu hästi palju juttu. Kibuvitsa kiidetakse oma C-vitamiini rohkuse poolest, et see aitab ka immuunsussüsteemi tugevdamisele kaasa. Ja siin on teinegi siukene hea, siuke rahvakeeli lihtne jutt siis kibuvitsast, mida võiks lugeda. Nii, aga et üldse aru saada, mis jook see on, siis kõigepealt tuleb seda proovida. Nii et teeme lahti ja katseta. Mango lõhn tuleb esimesena siit mulle. Ninna, kibuvits mitte nii väga. Ja paistab siuke mõnusalt kullane ka välja, nii et proovime. Paneme siia klaasi sisse. Vaatame, kuidas on. Siuke natukene rohekas kollane joogikene, väga huvitav. Ta on täiesti mango smoothie. Mingi väikese nagu kõrvalmaitsega ka kibuvitsa. Ma ei tea, kas ma tunnen nii väga. Vaatame, mis siin sees on, palju kibuvitsa üldse on pandud. Nii et oota, 9 kibuvitsa ja siis mis asi see veel siin on? Õunamahl. Pool sellest, üle poole sellest on õunamahl ja siis on õunapüree, siis on mangopüreed natukene, siis on nagu 9% kibuvitsa. Nii et õunamahl ja õunapüree, mango maitse ka ja siis veits kibuvitsa. Okei. Aga mango hea selline magusmaitse tuleb siit läbi, nii et see smoothie mango nimena on smoothie nime väärt. Nii, ja siis, mis siit veel saab? Vaatame, mis siin sees on. Nii. Võt, sellest õunapüreest ja mangopüreest ma siin enne rääkisin. Ja siit saab kõige rohkem suhkrut, süsivesikuid ja kiudainete allikas on ta ka. Ja siin ma loodan, et siin ei ole nüüd küll kirjas, et kas see nüüd on lisatud suhkrutega või mitte. Nii et seda ma ei oska öelda. Võiks olla, et ei ole lisatud. Mõnikord mu smoothie tootjad ikka panevad pakendi peale, kui ei ole. Aga
kiidavad siin, et vitamiin A-ga on see, et see aitab nägemist korras hoida ja nahka aitab normaalsena hoida ja osaleb siis rakkude spetsialiseerimise protsessis ka. Minu üldine mulje sellest smoothiest on hea, mõnusa maheda mango maitsega, aga nüüd paneme siis talle siukse nagu hinnanguga, vaatame, mis punktid ta saab. Ma ei osanud seda suhkrut siit eristada, mis on ta siis lisatud suhkruga või mitte lisatud suhkruga, aga ma paneksin talle, paneme 7 punkti. Ja siis üldises mõttes ta kindlasti on ka täiesti okei jook, nii et ma arvan, et 7 võiks talle ka sobida. Siis hind on Thai smoothiedel alati selline mõistlik, et nad on ühed odavamad, minu meelest 280 milliliitrit. Ja kui edasi vaatad, siis Frosch on kallim siin. Aura smoothied on ka enam-vähem nagu nende hinnaklassis, aga siin tulevad juba teised väiksemad kogused, kõrgemad hinnad, et ma arvan, et Thai smoothiele hinnaks võib panna, hinna eest võib panna, paneme 8. Ja maitse on tal, ma arvan, ka hea, paneme maitse 8. Ja siis üldine väärtus, kui keegi nüüd oskaks hinnata seda, kui palju siin reaalselt neid vitamiine järgi jääb, siis oleks nagu tore. Minul neid võimeid praegu ei ole. Ja teine asi, et ei tasuks enda smoothiedesse nagu üliliiale minna, sest kehal on vaja teisi toitajaid ka peale nende ja peale puuvide suhkrute. Nüüd paneme üldiseks väärtuseks 7 ja nüüd arvutame kokku. $7,4 tuli selle smoothie väärtuseks ja või hindeks, minu pandud hindeks.